üle-eelmine video siin Astrotark kanalil oli ka pühendatud siis Marsi arhetüübile, ehk Mars kui selline sõdalane siin lääne tsivilistsioonis, aga ka loodusrahvad on siis teda palju kutsunud pigem siis selliseks punaseks maaks, red earth või siis selline roostes maa, rusty earth, ehk siis võib-olla kui me ka hakkame selle Marsi suhtes võib-olla siis laseme vabaks siis tema kui sellisest sõjajumalast ja keskendume siis ehk Marsi nendele teistele kvaliteetidele, milleks on siis tegutsemine, julgus, füüsilisus, selline liikumine, kõik selline Marsi positiivne pool või see Marss on elus väga oluline, võime vastu seista, võime kaitsta, et ehk saab ka see Marss olla teistmoodi väljendatud siis meie teadvuses, kindlasti saab. See Marsi teema läheb tagasi siin tuhandeid, 10 000, 20, 30, 40 000 aastat. Ehk siin loodusrahvad on teadnud, et see Marss oli ka kunagi samasugune planeet nagu Maa ja seal elasid ka meie siis eellased, inimesed ja Marsiga olime hoopis teistsuguses suhtes, kui me praegu temaga oleme, nii-öelda see sõjaplaneet. Ehk on ka see tsivilisatsioon liikumas sinna poole, kus me ehk nimetame teda mitte enam, ei seosta teda kui sõjaga, vaid seostame teda kui koduga või teise punase maana. Siis linna ehitamine või soov võib-olla Marss koloniseerida ehk on ka üks samm sinna poole. Et kuidagi teistmoodi siis selle Marsiga suhtes ollaks.